Hei, tervitus taas! Minu nimi Maarja Karro, olen kinnisvaramaakler ja kolan taas kord mööda kinnisvarasid ringi. Ja kuula! Käes on kevad, linnuke laulab, sealt taamalt kostab mõnusat Elmari raadio, muhedat biiti. Keegi lõhub kusagil puid. Varsti on mõnusad muruniitmise hääled. Ja kui sa ei ole veel üheski suvila piirkonnas käinud ja oled paneelmaja korteri elanik ja mõtled, et suvel on seal nii ahistav, siis võta jalgratas või auto ja sõida natukene Viljandi ümber olevates suvila piirkondades ringi. Eriti just kevadeti on siin tunda sellist mõnusat rahu ja feelingut. Inimesed tulevad maale puhkama, suvilad ilusti kõik sätitud, korras, murud niidetud, lind laulab, lehed riisutud, päeval väike töö ümber maja, nokitsemine, värvimine, õhtul mõnus grill, suitsuahi, mõnus saun. Et see on selline suvilaelu juurde kuuluv romantika, ütleks mina. Ja kevadeti suviti on siin Viljandi ümber suvila piirkondades ikka väga mõnus ja elu keeb. Okei, muutun liiga luuleliseks, mis ma siin ikka heietan. Taustaks juba ilmselt näed, et olen ühe suvila juures. Seekord olen siis Viljandimaal Mähma küla suvila piirkonnast. See jääb siis Viljandi linnast Tartu suunas, 15 kilomeetrit. Oi, kui ilusti praegu lind laulab. Okei, teeme ikka videot edasi, et linnulaulu võib hiljem ka kuulata või siin taustaks kuulata. Aga mis siin on? Mähma on suhteliselt hinnatud piirkond Viljandimaal. Siia on hea juurdepääs. Viljandi-Tartu maantee minu selja taha 200–300 meetrit. Bussiliiklus on seal olemas. Ja olen Viljandimaal viimaste aastate jooksul päris palju, ütleme päris mitmeid suvilaid ka isiklikult vahendanud Tartu kandist pärit inimestele. Ja nende sõnul on siin Viljandimaal väga ilusad ja taskukohased, suhteliselt taskukohased hinnad võrreldes siis Tartu ja Tartu ümbruse suvemajade ja suvilatadega, nii et nemad juba ka Tartu inimesed kiikavad see Viljandi poole ja Mähma suvila piirkond siis Viljandi-Tartu maantee suunal on ja Tartu kandi inimestele on ka siia väga mugav tulla, et pole tundi aega sõitugi. Ja minu selja taga siis ilus väike suvilakene. Krunt kinnistu ei olegi midagi nii väike, vaid 1700 ruutu ligi. Et ütleks pigem suuremapoolne. Ja krundi kohta ütlen veel seda, et ta on siin küll nüüd sealt suunas siis tuleb see Tallinn-Tartu maanteelt siis tee sisse siia suvilate juurde. Ja tee läheb siis siit tahapoole edasi. Aga siin tee ääres on päris tihe kuusehekk, siis on siit näha ka, et tuleb see lehtpuuhekk veel lisaks. Nii et siit tee äärne osa on küll täiesti privaatne, ja see hooviala siin on kõik ülimalt privaatne. Ja mis veel selle krundi juures, selle asendi juures siin on selline mõnus, et ei ole seal naabreid, ei ole seal minu selja taga naabreid, vaid on ilus mets ja seal on väike tiigikene veel metsa sees. Ei jää küll selle kinnistu peale, kuid ma arvan, et keegi pahanda, kui seal tiigikaldal mõtteid mõlgutada ja natukene hommikuti mediteerida. Siis sinnapoole jääb mets, et üks naaber on siis siin ja teine naaber on siis teispool maja. Nii et arvestades seda, et suvila piirkonnad on ju üldiselt sellised suht tiheda asustusega alad,
siis siin minu arvates on privaatsust küll ja veel. Ja siin suvila juures on ka väike puukuurikene olemas. Ja vaatame, jalutame teist pool maja ka. Ja siis siin kõrval on siis üks väike kämpingu tüüpi suvila ja siinpool siis on üks lähim naaber on siin ja mõned majad siin. Aga naabrivalve peab ju ka olemas olema, et see on ka nagu kindlasti praegusel ajal üldse sihuke vajalik asi, et kui omatakse kinnisvara, kus pidevalt ise kohale ei elata. Aga siit on siia suvilale minu meelest eriti ilus vaade, et minu meelest ülimalt stiilipuhas arhitektuur. Tegemist siin muidugi on, näha on, et pintslit värvi on siia vaja natukene võib-olla mingeid laudu vahetada, katus tuleks võib-olla üle vaadata, aga praegu kõik toimib, katus läbi ei lase minu teada. Et iseenesest kõik on valmis kasutamiseks ja mina muidugi kasutaksin hea meelega seda terrassi siin suviti. Istuks siia tooli peale maha. Opa! Ja muidugi mitte niisama istuks, vaid et tuleksid saunast ja siis istuks. Lähme vaatame korra sissepoole ka ja saunad ja toad üle. Nii, niisugune mõnus sauna eesruumike siin. Saunaahju kütmine siis siit. Puud ootavad. Tuli alla. Riided seljast. Kamps on nagisse. Ja lavale. Siin ei ole muud pikemat juttugi. Soevesi tuleb siit ahju kõrvalt. Ja vihad kaasa ja lavale. Siin on siis selline vanakooli süsteem, et sooja vett saab siis siit ahju kõrvalt ja külmvesi siis tuleb kaevust tuua siia sauna valmis ja kausiga peale leili pähe ja ongi tehtud. Nii, nüüd tuleme siis maja tagant, astume siis toa poole. Siit on siis maja esine vaade, väikene mõnus katusealune siin. Ahah, keegi tükeldab puid. Käib asja juurde, töö käib, õhtul mõnus grill, mõnus chill. Oi, täna on reede õhtu ka, täna läheb siin mölluks ja nautimiseks. Nii, ja sisse tulles siis vasakut kätt on kohe üks selline pisike köögike. Ei ole ta tegelikult nii pisike midagi, siin taga on veel üks ruum. Siin on nüüd magamistoana seda kasutatud, aga kasuta milleks iganes, et kas söögitoaks või panipaigaks või. Ja pioneerpliit tuli alla, tuba soe, soojamöör ka olemas, saab vähe sooja õhku toa poole ka. Ahah, vaatame, siin on kuivkäimla. Nii, ja siin on siis üks siuke suurem tuba. Ja veel üks suur uks välja kohe maja taha hoovi. Ja see tuba on päris ruumikas. Kamin on siin olemas. Muidugi nõukaaegne retro, et lase kindlasti korstnapühkijal Spotsepal üle vaadata, sest ega need vanad asjad tuleb enne kasutamist ikka üle vaadata, et kõik toimiks. Kuigi korstnapühkija aktid asjad on siin kõik olemas. Tänan sind, et minuga väiksele ringreisile kaasa tulid. Mis sa seal linnas konutad? Osta väike suvemaja endale ära ja võta minuga ühendust mario@mariokarra.ee ja kirjuta mulle või helista 56886800. Vaatame koha üle. Ja võib-olla on just see sinu õige koht ja õige tunne. Ja muidugi, kui soovid kinnisvara müüa, siis anna mulle teada
ja loodan, et kohtume sinuga peagi